Lugupeetud juhtkond, koolipere ja külalised. Täna tähistame Eesti Vabariigi 108. aastapäeva. Ilus, ilus, ilus on maa. Ilus on maa, mida armastan. Nõnda on Hando Runnel aastal 1982 oma luulekogus Punaste õhtute purpur sõnadesse seadnud Eestimaa looduse, armastuse ja rahu. Kõik selle, mis meie jaoks ongi isamaa. Just siin Hugo Treffneri gümnaasiumis eile, täna ja homme kasvavad mõtted, mis kujundavad seda sama ilusat maad, meie Eestimaad. Palume oma mõtteid jagama meie kooli vilistlase aastast 2008 strateegiakonsultandi Martin Noorkõivu. Tere! See on veider siin tagasi olla. Ma veetsin siin ainult 3 aastat, aga ikkagi kuidagi on ikkagi võimalik, et ma tegin suurema osa oma elu lollustest siin samas majas. Samal ajal on kohatu pidada kõnet pärast hümni kuulamist. Kõik, mis ma ütlen, on kohatu, ma vabandan juba ette. Ja ma kavatsen vabandada veel. Vabandust. Mul meenub, et ma olen Toogas olnud siin samas kohas. Ma ei tea, kas te olete ka. See tekitab seda, see teeb natuke lihtsamaks seda elu siin, ma arvan. Teile ka, ma loodan. Nii. Iga kord, kui keegi on kusagil kutsunud mind kõnet pidama, on mul selline tunne, et iga platvormiga peaks kaasnema vastutus. See on aeg, see on teie aeg. Ja see ei ole lihtsalt suvaline aeg, et see on võimalus, see on potentsiaal koos mõelda midagi, mida muidu ei mõeldaks. Ja mul kurk kuivab väga, te kuulete seda, on ju? Väga hea, siis te teate nüüd, et see ei ole veider enam. Mul on selline tunne, et iga kord, kui ma kuhugi lähen midagi rääkima, siis tuleks rääkida ainult seda, mis on väärt rääkimist, mida on mõtet kuulata. Ja ma saan teoreetiliselt aru ilukõnedest. Ma põhimõtteliselt tunnistan seda, et see on vajalik ühiskonna taastootmiseks. Aga ma ise ei oska neid väärtustada ja ei oska neid pidada ja ei taha neid pidada. Mis tähendab, et ma pean teile täna ühe kõne, mis ei ole ilus. Ja ma vabandan veel kord ka selle eest. Ja see põhjus, miks ma pean kõne, mis ei ole ilus, on see, et tõde ei ole alati ilus. Ja mul on tunne, et ühest tõest oleks vaja natuke rääkida. Ja mu tunne on, et on üks arusaam, mis ei ole Eestisse kollektiivselt veel päris kohale jõudnud. Et see käib läbi, vahepeal on sellest natuke midagi kuulda, keegi ütleb midagi vahepeal. Korraks nagu hakkame kuulama, mõtleme, et nagu võib-olla on mingi asi, mille peale peaks mõtlema rohkem. Ja selle kaob igasuguse igapäevase ja poliitilise ja kultuurisõdade ja kõige muu alla ära ja lihtsalt igapäevase elu alla ära. Ja minu püüdlus täna siin teile on seda arusaama natukene võib-olla dramaatilisel kujul maalida silme ette. Ja seda ei ole lihtne öelda selgelt, aga ma proovin ikkagi. Et selline tunne on, et üks oluline ajalooline ajajärk on läbi saanud. Ja et selle lõpp mõjutab Eestit peaaegu igas mõttes. Ja et me ei kuidagi taju seda veel nii selgelt, kui me peaksime. Ja see probleem on selles, et seda ajajärku hakkab asendama üks uus ajajärk. Ja see uus ajajärk vaikselt hakkab saama selgemaks, aga ta ei ole veel päris selge, me ei tea veel täpselt, kuidas see hakkab välja nägema. Ja see ise peaks olema põhjus, miks me sellest räägime rohkem. Aga mõned asjad on selged. Ja kõige peamisena see,
et maailmasõdade järgne sõjahirm, selline inimlik hirm, selline kogemuslik hirm, et see on kas just kadunud, aga kadumas. Ja kõik need süsteemid, see rahvusvaheline kord, milles meie riik on elanud praegu, et need süsteemid ehitati selle hirmu peale. Rahvusvahelised reeglid, normid, seadused, nii palju kui need kehtinud on, igasugused otsustusprotsessid ja organisatsioonid. Süsteem, kus riikide vabadus ja iseseisvus, mida me siin täna tähistame, olid vähemalt teatud piirini, vähemalt teatud poolel maakerast pühad. Et nende puutumine oli vähemalt nagu põlu all. Ja see tõdemus, mis ei ole, mulle tundub veel kontidesse jõudnud, on see, et see aeg on läbi. Et see aeg, kus riikide iseseisvust peetakse pühaks. Ja see põhjus on lihtne, et need inimesed, kes osalesid maailmasõdades, need on surnud suuresti. Ja tänase maailma eestvedajad on kasvanud üles ilusas maailmas, kus on olnud rahu suuresti, mitte üleni. Ja nad lihtsalt ei oska karta kõike seda, mida nad ise teevad ja mida nad näevad oma ümber. Nad ei oska karta ka neid märke, mida me tunneme ära maailmasõdade eelsest ajast. Ja seetõttu hästi palju sellest, mis praegu toimub maailmas, on justkui nagu peegelpilt sellest, mis oli siis, mis oli enne seda, kui sõjad algasid. Kuigi kohati on ka see selline groteskne vorm sellest, isegi mingil määral mõnikord vaadates näiteks Ameerika poliitikat, siis tundub lausa paroodia ajaloost. Ja kuigi see kõik on hirmus isegi Kanadale ja Suurbritanniale ja Prantsusmaale, siis on vist ilmselge, et kõige rohkem peaksid seda muutust kartma maailma väikeriigid. Ja ilmselgelt Eesti. Ja teised. Sest meie olemasolu ei ole ajaloolises mõttes sugugi iseenesest mõistetav. Ma usun, et te mõistate seda. Et reaalsus on vastupidine. Et meiesuguste riikide olemasolu on pigem erand ajaloo vaatest. Ja me oleme elanud imelisel ajal, mida me ei ole võib-olla osanud piisavalt hinnata, kus meiesugustel on lubatud olla. Kus isegi suured riigid on vähemalt oma sõnades ja osaliselt tegudes uskunud, et väikestel on õigus olla. Ja paluksin teil korra mõelda Eesti peale tänases olukorras, et meil on täna Euroopa Liidus võrdne hääl teistega. Eestil on võrdne hääl Saksamaa ja Prantsusmaaga. Ja mõelgu, kui absurdselt see väide kõlab. See ei ole muidugi nagu üleni tõsi, ilmselgelt, maailm on keerulisem, aga et see on osaliseltki tõsi, peaks olema 8. maailma ime. Me peaks käima ringi iga päev hämmastunult, kuidas see on võimalik, et eestlaste hääl on üle-euroopalises otsustuskogus võrdselt laua taga. Ja meie seas on inimesi, kes on olnud valmis seda ära viskama põhimõtteliselt plastikkõrte pärast. Et nad sunnivad meile peale mingeid asju. Aga see on muidugi inimloomus. Muru on alati rohelisem kuskil mujal, alati võiks olla paremini. Et selle mõttes on normaalne. Aga mul on selline tunne, et Eestil ja teil ja meil, mul endal, on aeg selles mõttes üles ärgata. Ja märgata, et see maja, millele ka meie riik on ehitatud, et see maja põleb suurtes leekides. Et see maailm, mis on võimaldanud ka meile olla vaba ja iseseisev ja teha, mis me tahame, et see on lõppemas. Ja see uus ajajärg, see võib meid vabalt uuesti ära süüa. Ja mina arvan, et me peaksime kartma. Ja ma ei mõtle siinkohal ainult Venemaad. Ma mõtlen siin kogu seda maailma, mis lihtsalt vaatab pealt, kui suured võtavad, mis nad tahavad. Sest me teame, mis see tähendab meiesuguste jaoks. Sest meid on võetud ja võetud ja võetud uuesti. Ja jällegi see väike ime, et me siin oleme.
Nüüd, ma tean, et on need, kes arvavad, et me ei peaks hirmutama inimesi, et me ei peaks noori hirmutama. Et hirm halvab ja mõjub halvasti vaimsele tervisele. See on tõsi, kindlasti, jah. Aga ma arvan, et me ei peaks ka valetama. Ma arvan, me ei peaks valetama teile ja me ei peaks valetama laiemalt Eesti ühiskonnale. Ja kõige enam, et me ei peaks valetama iseendale. Sest valed tõesti ei vii meid edasi. Nagu Kanada peaminister hiljaaegu ütles ühes kõnes, võib-olla olete näinud, et enesepettus ei ole lahendus. See ei aita meid, kui me lihtsalt paneme silmad kinni ja usume, et kõik on nii nagu enne. Ja seetõttu mina arvan, et mõnikord on hirm vajalik. Et võtta ennast kokku, et mobiliseeruda, et tegutsema hakata. Ja et kui maja uppub või laev põleb, maja uppub, võib mõlemad pidi ka, orkaan. Et siis peabki tegutsema teistmoodi. Et siis ei saa tegutseda täpselt samamoodi nagu enne. Ja et kui maja põleb, siis on vale hetk, et rääkida sellest, et kas keldriremont on liiga kallis või kui kõvasti seda muusikat ikka tohib kuulata. Et siis oleks vaja lülitada ümber ellujäämisrežiimile. Ja mul on tunne, et Eesti peaks lülituma ümber ellujäämisrežiimile. Ja me ei tee seda piisavalt kiiresti. Ja et aeg pidada vaidlusi jalgrattateede üle või selle üle, et milline park on okei. Et see on niisugune rahulike aegade privileeg, toredate aegade privileeg, kus me võime sotsiaalmeedias üksteisele ära panna ja mitte muretseda selle pärast, mis saab. Et need ajad peaksid olema möödas, aga nad ei ole. Ja mul on tunne, et me ei saa või peaks laskma lõhkuda Eesti ühtsust igasuguste väikeste asjade pärast enam. Et me peaks kollektiivselt hingama sisse, hingama välja, laskma lahti ja hakkama käituma, nagu me päriselt püüaks sellel uuel ajajärgul ellu jääda. Ja muuhulgas see võiks tähenda seda, et kusagilt peaks algama mingisugune ühiskondlik kokkulepe, kus kõik need, kes parasjagu on võimul, on nad riigis või omavalitsuses või kuskil mujal, organisatsioonides, et nad ei teeks kõike seda, mida nad saavad teha. Mis on rahulike aegade privileeg. Ma saan võimu, mul on õigus, ma teen, mis tahan. Hoida ennast tagasi. Ja kusagil kõik need, kes ei ole võimul, et nad ei kasutaks ära iga võimalust rünnata neid, kes on võimul. Ja ma saan aru, et see on raske. Tänapäeval see on ainus viis, kuidas tähelepanu saada, ainus viis, kus üldse midagi juhtub. Aga mul on selline tunne, et see ei ole tõsi, et ükskord me võidame niikuinii. Mul on tunne, et on päris hea tõenäosus, et me ei võida. Et ainus viis võita on see, kui me päriselt võtame ennast kokku, kui me hoiame kokku, kui me kuidagi suudame igasuguse väikse jama panna kõrvale ja natukene aega, kas või natukene aega astuda ühte jalga, teha nägu, nagu me oleks üks meeskond, üks riik. Et siis ma usun, et meil on lootust. Aga mul on tunne, et selleks peaks iga eestlane korraks peatuma ja võib-olla vaatama peeglisse, kui see aitab, ja endalt küsima, et kas mina päriselt valin Eesti. Sest mul on tunne, et Eesti on nüüd muutunud valikuks. Et möödas on see aeg, kus Eesti lihtsalt oli, kus ta oli iseenesestmõistetavalt olemas, kus ei sõltunud sellest, mida igaüks meist valis teha oma eluga. Et me võisime otsustada, et me lihtsalt lähme välismaale õppima ja siis ülikooli ja siis saame seal pere ja lapsed ja nii on. Et see ei mõjuta seda, mis Eestis saab. Et täna mõjutab. Ja mul on tunne, et me kõik peame otsustama, et kas me ta valime. Ja ma usun, et kui me ta valime, siis tal on elu lootust. Et kui me valime teda ehitada, kui me valime teda arendada, kui me valime teda kaitsta, siis tal on elu lootust.
Ja et see ei ole mingisugune sihuke abstraktne filosoofiline valik, siukene väärtus südames, siis kui ma hümni laulan. Vaid see on väga praktiline igapäevane valik. Valik siin makse maksta, valik siin oma maja ehitada, hoolimata ohtudest, valik siin õppida, siin teadust teha, siin kunsti teha, teatrit, filmi. Mis siis, et lihtsam võib olla mujal? Siin oma ettevõtte teha, siia oma ettevõtte peakorter ehitada, isegi kui ta kasvab nii suureks, et oleks mõistlik teha mujale. Siin lapsi saada, isegi et maailm on selline, nagu ta on. Abielluda võib-olla. Aga siia nimekirja läheb, mulle tundub ka selle aktsepteerimine, et nüüd ja edaspidi läheb väga palju suurem osa meie ühisest rikkusest lihtsalt kaitsesse. Ja mitte lihtsalt seda aktsepteerida, seda on lihtne aktsepteerida. Aktsepteerida seda, et selle hind on see, et kõik muud valdkonnad saavad vähem. Ja et me ei võitleks viimase verepiisani selle eest, et meie valdkond jääks puutumata. Ja lõpuks sellepärast, et selle hind on ikkagi lõpuks väiksem kui iseseisvuse kaotamise oma. Ja kui seda nimekirja juba teha, siis siia nimekirja läheb ka Ukraina toetamine. Et ma saan aru, et sõda on kestnud kaua, inimesed on väsinud, endal on ka raske. Aga praegu, täna, tõenäoliselt viimase 5 minuti jooksul on mõni ukrainlane surnud, muuhulgas meie vabaduse eest. Ja kui nemad on valmis selle vabaduse eest surema, siis me võiks olla valmis neid ka toetama edasi. Seni, kui nad vähegi jaksavad. Ja mina usun, et kõik need valikud, et kui neid teha, et siis need hoiavad Eestit. Ja et nad loovad Eestit uuesti. Keegi juba ehitab Eestit. Tubli. Et ma usun, et Eestit on vaja selles olukorras iga päev juurde ehitada. Otseses ja kaudses mõttes. Ja uuesti valida ja uuesti küsida endalt, kas ma jätkuvalt valin, kas ma jätkuvalt teen oma valikuid lähtuvalt sellest. Sest ma tean, et ma olen juba piisavalt depressiivne siin olnud, aga sest muidu ta lihtsalt lendab käest. Ja mul on natuke selline tunne, et me oleme hakanud uskuma seda, et nad on varem läinud, oleme tagasi saanud. Ma arvan, et meil ei maksa seda uskuda. Et kui me ta nüüd uuesti kaotame, siis me ei ole mingit garantiid, et me ta uuesti tagasi saame. Ja selle tulemusena see siin ja praegu, need otsused, mis te teete siin oma eluga, et see võib olla viimane võimalus oma otsustega mõjutada seda. Jah, sest enamus meiesugustest on tulnud ja läinud. Ja see on tavaline. Ja on vähe asju, millesse ma päriselt usun. Ma ei usu peaaegu millessegi. Aga on üks asi. Ja see on see, et saatust ei ole. Need on ajalugu, on trendid, on kõik need asjad, mis me mõjutavad, sotsiaalmeedia algoritmid, Vene väed piiri taga, demokraatia vaenlased igal pool üle planeedi, need on kõik olemas. Aga et saatust ei ole. Ja seda ma usun kogu hingega. Et meie lugu ei ole kivisse raiutud ühte ega teistpidi. Et me ei jää kindlalt vabaks, aga ei ole ka kindel, et me seda vabadust kaotame. Ja ma usun, et see lugu on meie enda kirjutada. Kõige muu kiusta. Ja et see lugu on teie kirjutada. Ma loodan, et te ise usute sellesse ka, et see on osaliselt teie kirjutada, see lugu. Ja seetõttu ma lihtsalt loodangi, et te valite Eesti, sest päris valik on selline, kus saab valida ka mitte. Ja see on päris valik. Ja ma loodan, et te valite Eesti ja ma loodan, et te valite seda lugu edasi kirjutada, Eestit aina suuremaks kasvatada ja hoida seda, mis meil on. Aitäh, head valimist ja elagu Eesti!
Aitäh Martinile. Meie aga jätkame, sest osad teist on teinud oma valiku ja läinud üleriigilistele või kohalikele võistlustele ja selleks vaeva näinud. See on ka omamoodi Eesti eest seismine, Eesti eest olemine ja Eesti riigi kasvatamine. Väike oma kategooria on meil ja alustame siis kõige kõrgemast kategooriast ehk silmapaistvate tulemustega. Loen ette ka siis ametliku teksti. Hugo Treffneri gümnaasiumi 19. veebruari käskkirjaga number 8 avaldatakse kiitust 12. klasside õpilastele esinemise eest olümpiaadidel ja võistlustel. 12. A-klass Paula Russak. Kaheteistkümnes B-klass ja Ervin Ivanov. Järgmine kategooria suurepäraste tulemuste eest. 12. A-klass Maria Alas. Kaspar Allas. Ellen Hiiemari Mölls. Andris Piirikivi. Linda-Maria Pool. Mirtel Toom. Kaheteistkümnes B-klass Henri Brillop. Kevin Vahtra. Kaheteistkümnes C-klass Lenna-Leelo Asi. Anni Heero. Irene Herodes. Risto Koorep. Annette Roop. Helena Rull. Rasmus Sasi. Carlos Cartam. Emma Teemas.
Tuuli Veskimäe. Sigrid Vinn. Hannes Vislapuu. Kaheteistkümnes D-klass, Marta Eller. Natasha Milehis. Loora Paldre. Omar Piho. Albert Saks. Marta Weber. Elo-Kaisa Viiding. Kaheteistkümnes E-klass, Anna-Maria Halliko. Mikk-Artur Mikvelt. Elisabeth Raju. Hanna-Eliisa Rannast. Heade sportlike saavutuste eest vabariiklikel võistlustel autasustame 12. A-klass Roland Kõur. Uku Puussepp. Annabel Türn. Kaheteistkümnes B-klass, Pärtel Külvik. Mareli Vaher. Kaheteistkümnes C-klass, Marion Lisette Kasela. Rebecca Liias. Kaheteistkümnes D-klass, Kristjan Kabanen. Kaheteistkümnes E-klass, Pauliine Issak. Karolin Peebo. Ja Marten Pere.
ja direktori käskkirjaga teeme niimoodi, et ma loen klassi kaupa ja kui kõik klassides kiita saanud õpilased on ette loetud, siis teeme ühe aplausi. Kas proovime? Ainult üks kord. Ja mitte rohkem. Katsetame. Me pole kunagi seda teinud, aga proovime. 12. A-klass direktori käskkirjaga avaldatakse kiitust. Karl-Kaspar Meier, Mihkel Põldvere. Sünkroonsusega läheb veel aega, aga katsetame. 12. B-klass. Artur Andreson, Pärtel Laurits Lamp, Oskar Reintal. Juba varem. 12. C-klass. Liis Lapsanit, Jan-Sebastian Nigol, Estevao Javier Costa. Voh! 12. E-klass. Markus Höövel, Adel Ilves. Tubli, lõpuks saavutasime selle, mida tahtsime. Aitäh! Ja nüüd teie õpetajate ja juhendajate juurde. Me täname Markus Hildebrandt. Ülle Hüva. Samamoodi olge head, tulge valige endale raamat. Adel Ilves. Joanna Jõgela. Toomas Jürgenstein. Saima Kaarna. Anneli Mägi. Nii. Ja nüüd on meil niimoodi, et kuidas me nüüd teeme? Maria, ole hea, minu telefon on seal kõrval. Pildistada oskad? Sest meil on vaja nüüd saada üks kaader ka üks kord ometi ka Siim Oksast. Siim Oks! Hoiame, hoiame, hoiame. Eha Paabo. Indrek Pajur. Angela Peep. Monika Piirimäe. Riiko Piirisild. Tiina Blum. Kristiina Punga. Aare Ristikivi. Ülli Roostoja. Ja Karin Soodla.
Ja nüüd on sõna direktoril. Ja mina nii kaua korjan need raamatud siit kokku. Meie tavapärase abituuriumi tunnustamise juurde on ka 5 kooli võistluse stipendiumid kuuluvad mitte avalikustamisele, aga äramärkimisele. Nii nagu te kõik teate, on sellel aastal õpetaja preemia õpetaja Siim Oksale. Ole hea, Siim, šokolaadi järgi palun. Neid stipendiume, mis antakse kõigi 5 kooli ja 6 kooli õpetajate ja õpilastele, rahastavad eraettevõtted. See käib läbi Treffneri gümnaasiumi vilistlaskogu ja mul on au alati raha kokku korjata ja kõik laiali jagada. Igast koolist igal aastal 1 õpetaja ja igast koolist igal aastal 3 õpilast, seega kokku 6 õpetajat ja 18 õpilast. Õpilastest on kokku lepitud, et igast koolist parim õpilane 3 aine kokkuvõttes ja meilt oli selleks õpilaseks ja on selleks õpilaseks Jaan Kannel. Ja ülejäänud 2 õpilast on kooli õpetajad, iga kooli õpetajad enda valikul ja nii nagu te kõik teate, meie koolist said 2 stipendiumi 20. klassi õpilast, Kristjan Lepp, kes on kuskil ära olümpiaadidel, ta on selle austava tänutähe kätte saanud ja šokolaadiga, ja Markus Vurm on 3. õpilane. Markus on äkki siin? Ole hea! Nii, kui järgmisel aastal eraettevõtted on samamoodi lahked nagu eelmised 10 aastat on olnud, siis on täpselt aasta pärast samasugused tänuavaldused. Meile kõigile, teile kõigile ilusat vabariigi sünnipäeva. Ja nüüd on sõna õppealajuhataja Aime Pungal. On märkamise aeg. Vabariigi aastapäeva ajal president tunnustab Eesti arengusse panustanud tublisid inimesi. Just äsja said kätte õpilased, kes on edukalt esinenud olümpiaadidel või võistlustel koolipoolse tänu. Aga Tartu linn tunnustas meie kooli direktorit Tartu Tähe teenetemärgiga. Ja Tartu linna kodulehelt saab lugeda. Ott Ojaveer on Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor aastast 2001. Tema energiline ja sihikindel tegevus on oluliselt mõjutanud Treffneri gümnaasiumi kujunemist tänapäevaseks avatud ja kõrge akadeemilise tasemega õppeasutuseks, kus peetakse oluliseks kõigi õpilaste igakülgset arengut. Ott Ojaveeri juhtimisel on Treffneris au sees nii vanad ja väärikad traditsioonid kui ka pidev uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamine koolikorralduses ja õppetöös. Teenetemärk antakse üle pühapäeval, 22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis toimuval pidulikul kontsertaktusel. Tseremooniat saab otseülekande vahendusel jälgida
Tartu linna kodulehel või Tartu Postimehe veebilehel. Meie aga koolipere poolt tunnustame ja õnnitleme direktorit juba täna ja soovime jätkuvat kõrget lendu. Ainult 2 sõna. Troosi on 14 ja kes kooli ajalugu tunneb, siis ta aimab mitmes direktor Ott Hugo Treffneri gümnaasiumis on. Kui me paavsti traditsioonist lähtume, siis Ott esimene, aga sinna ette käib veel üks number. Ja teine on puht inimlik tähelepanek. Ma olen umbes 25 aastat siin saalis jälginud, kuidas Ott Ojaveer annab väga-väga paljudele tublidele õpilastele ja õpetajatele aukirju, šokolaadi, raamatuid ja mul on tõsiselt hea meel, et nüüd me anname midagi ka talle. Istuge palun. Michael Jordan, te teate, kes ta on? Maailma üks kõvemaid korvpallureid. On öelnud, et talendid võidavad mänge, aga meeskonnatöö ja intelligentsus NBA meistritiitleid. Ega see täht, mis varsti tuleb, ei ole individuaalne. Ma olen viimastel aastatel hakanud jahindusega tegelema ja tean, et ka üksik hunt ei jää metsas ellu, ei kuidagi moodi. Ja see tunnustus, ma saan aru, et statuudis on ette nähtud, et tunnustus antakse ühele inimesele. Ja seda tunnustust minu teada see täht on jagamatu. Aga mõtteliselt võib seda tähte ju hakata jagama. Ja vot sellest tähest mõtteline pool, vähemalt pool kuulub koolile. Sellepärast, et ilma teieta ja ilma vilistlaste kõrge lennuta ei oleks seda tulnud. Mul on elus hästi läinud. 10 aastat Võrus, suures täistsükli koolis, 1100 õpilast, harjutasin kooli juhtimist. Siis kutsuti siia. Seda kooli, kus ma kooli juhtimist harjutasin, seda enam ei ole. Mitte sellepärast, et asi nagu täitsa vussi läks, aga ka tehti koolivõrgu reform. Me käisime kõik õpetajatega suvel, sügisel töötervishoiu arsti juures ja töötervishoiu arsti ilmselt ei teadnud, kes ma olen. Küsis, et kas teil meeldib enda töö ja kuidas teil seal vaba ajaga on ja ma ütlesin talle, et kui inimene on 25 aastat ühte tööd teinud siin koolis, siis järelikult meeldib. Tal rohkem küsimusi ei olnud. Minust ilmselt enam ei saa mingit karjääripöörajat ja tööanksude tegijat kuskil.
hea tuttav Indrek Kalbe, kelle kontserdil me mõni aeg tagasi käisime, siis Indrek Kalbe ütles niimoodi, et kui sa oled ühe ameti selgeks õppinud, pane siis lõpuni. Proovime koos lõpuni panna, kui kaua me jaksame, on iseasi, aga ega head õpilased teadke, et siin koolis õpetaja amet on nagu tippsport. Sest teie tahtmised on lihtsalt nii kenasti kõrgel tasemel. Aitäh! Palju õnne kõikidele meie tublidele treffneristidele, õpetajatele ja muidugi ka meie direktorile. Meie tänase aktuse muusikalise tervituse toob Segakoor Anima, kes ka möödunud nädalavahetusel pälvisid segakooride Tuljaku võistlu laulmisel koolikooride kategoorias esimese koha, dirigeerib Eve Paap. Soovime teid natukene tuua jälle argipäevast välja. See koolipäev on olnud pikk ja kolmas periood on ka pikk olnud. Et tuua välja ja natukene mõelda inimeseks olemise üle ja selle üle, millises ajas me elame ja kuidas me seda aega kasutame. Ja sellepärast me tänasel kontserdil 2 lugu tahaks esitada teile 2 erineval moel. Kõigepealt tekstina, luuletusena ja siis lauluna. Ja esimene selline teos, mille vahel ma palun, et te selle 2 loo vahel ei plaksuta, vaid lihtsalt mõtlete, kannab pealkirja Aeg. See on Artur Alliksaare luuletus, millele on meloodia kirjutanud noor helilooja Karin Tuul. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppusel pole, kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu, võrdsed on hetked, kõik nad on praegu. Elul on tung kanda edasi elu, jällegi kroonas, et saaks mõnel elu. Ei ole möödunud või tulevaid aegu. On ainult nüüd ja on ainult praegu. Säilib, mis sattunud hetkede sattu, ainuski silmapilk teisest ei kattu. Ei ole mõttetult elatud aegu. Mõte ei pruugigi selguda praegu. Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. Parajal määral saab elu meilt lõivuks. Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu. Alles jääb hetk, milles asume praegu. Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, kui seda jäävust ka meeled ei taju.
Järgmise laulu autorid on ka klassikud, tekstiautor Friedrich Reinhold Kreutzwald ja muusika kirjutanud Ester Mägi, Viru lauliku mõtted. Laulik siin siis tähenduses kui muusik. Ja esimene, see on 2 osast koosnev tsükkel. Esimene osa räägib, kuidas muusikuks saadakse. Ikka, et ema viib aga hälli heinamaale ja muudkui laulab ja siis need laulab mind magama ja need unes kõljuvad haldjad või ema head mõtted on siis need, mis mind kasvatavad ja saavad minu sees lõpus muusikaks. Ja kui ma olen juba muusikuks saanud, siis võib-olla on mul võime maailma halbu asju siluda või leevendada. Järgmise laulu teksti autor on Juhan Viiding ja see räägib õnnest. Laulu nimi on Õnnelaul. Selle meloodia on kirjutanud Mari-Liis Valkonen ka ühele noortekooride festivalile
ja see lugu jälle nüüd koos tekstiga, mida loeb kõigepealt Jan ja siis me laulame selle konkursil käinud meeskonnaga selle õnnelaulu siia kohe otsa ka. Aga jälle laseme sellel Janni mõttel natuke ka kõlada ja siis kuulame muusika sinna otsa enne kui plaksutame. Võib-olla, või siis... Milline õnn on tohtida tunda? Milline õnn on tohtida mõelda? Kujuta ette, mõtle, mis tahad. Kujuta ette, vaata, mis näha. Keegi ei keela silmadel näha. Keegi ei pane vaatamist pahaks. Keegi ei pane nägemist pahaks. Alati tohib midagi tunda. Isegi tõde võib tahta tunda. Tõde võib isegi tahta teada. Hoida teadmatust, enda teada. Hoida tundmatut, enda tunda. Laulda laulu kinnise suuga. Laulda laulu lahtise suuga. Olla kodus ja kõndida õues. Minna metsa ja rääkida puuga. Tunda tuksumist oma põues. Saada hakkama vähega. Hääle, pildi ja tähega. Kujuta
tänase aktuse ja selle perioodi lauluga, mida te kõik teate ja olete oodatud kaasa laulma ja see on Ülo Vinteri Kodulaul. aitäh, segakoor Anima, dirigent Eve Paap. Meie aktus on vaikselt aga lõpule jõudmas. Head Eesti Vabariigi aastapäeva, ilusat vaheaega. Palun lippude väljaviimiseks püsti tõusta.